See on nii suur töö, et seda tehakse peaaegu nädal aega. Täna lihtsalt me tõime ta välja. Ma lähtun alati selliste tööde tegemisel nendest plokimõõtudest ja kuna mul oli kasutada 2 suurt jääplokki, siis ma selleks, et saada sellist püstjat vormi, ma olin sunnitud need 2 plokki pooleks saagima ja ühendama. Te näete seal 4 kihti, see tähendab seda, et need on kõik omavahel liidetud, see liitmine võtab terve 1 päeva aega. Ja ma pean selle mahuga arvestama, et millises poosis, millistes proportsioonides ma saan seda tööd teha. Et seekord ma otsustasin teha sellise püstja töö. Terve 1 päev hommikust õhtuni on ainult plokkide liitmine ja siis umbes 3 päeva on see välja lõikamine. Kõigepealt saagimine, saega suured tükid maha ja siis peitliga koorid kogu aeg peenemaks ja peenemaks. Ma oleks saanud teda palju rohkem rotiks, aga ma teadsin, et väljas on plusskraadid ja kõik sulab. Ja nii kui ma detaile võtan, siis poole tunni pärast on need ümaraks sulanud. Nii et sellepärast seal on jäetud peale niimoodi natukene sulamispaksust, ma ütleks. Me tegime tööd Noblessneri kvartalis ühes vanas tehase hoones ja meil oli seal hästi suur külmaauto, 10 meetrit pikk. Nii et me hoidsime öösel neid blokke ja jääd ja skulptuure seal külmaautos ja päeval tegime tööd ja kui läksime lõunale, tõstsime jälle külmaautosse sisse, et võimalikult säilitada teda värskena. Ma armastan neid looma-aastaid ja ma usun sellesse, et igal aastal on oma tähendus ja igal aastal on oma sümboolika ja ma arvan, et rotid on targad loomad ja ma soovin seda sama inimestele, tarkust. Täna avasime siin Kristiine kaubanduskeskuse ees valge metallroti, mis on pühendatud Hiina uuele aastale. Kohe on algamas Hiina uus aasta, mis on pühendatud metallrotile ja selline avamise aktsioon tõi kindlasti palju rõõmu ja oli vaatemänguline. Ma soovin kõikidele linnaosa elanikele ilusat uut algavat Hiina uut aastat. Ma soovin, et see aasta oleks kõikidele edukas ja kõigil läheks hästi. Sellel metallrotil siin on heategevuslik eesmärk. Nimelt kõik, kes jagavad selle metallroti pilti ja kui saab kokku 1125 jagamist, siis täpselt sama suur summa annetatakse Tallinna Loomaaiale, mis on kindlasti neile suureks abiks. Kristiines toimuvad väga palju üritusi ja tänane üritus oli pühendatud Hiina uuele aastale. Meil on hea meel siin olla Kristiine keskuse ees, kus me täna avasime siis Hiina uus aasta selle väga vinge metallroti kuju näol. Et tegemist on siis jääskulptuuriga, mis kaalub ligi 3,5 tonni, mille autoriks on siis skulptor Tiiu Kirsipuu. Et selle ürituse eesmärk ei ole ainult seda metallrotti siin kujutada, vaid sellel on ka heategevuslik suund.